Täna on 25. detsember ja eilne päev meil ikkagi lõppes sellega, et Siimul hakkas ikkagi veel halvem, nii et me pidime käima arsti juures, ta sai rohud peale ja loodetavasti läheb kiiresti paremaks, sellepärast et meil on tänaseks ja homseks renditud auto, nii et me pidime tegelikult üldsegi 2 päeva nüüd mööda saart ringi sõitma, aga tal on väga paha olla. Äkki läheb nüüd ruttu paremaks. Igal juhul ma mõtlesin, ma käin korra Rossist läbi, mul on mingisuguseid, tahaks mingeid valgeid lühikesi pükse või mingit seerikut, vaatame, kas me leiame sealt ja siis käiks toidupoes, võiks Siimule mingeid viinamarju. Muidugi ma unustasin ära, et täna on ju neil siin jõulud ja kõik on kinni, ehk siis Ross on kinni, aga ma ei tea, nii kaua kui mul pesu kuivates on, ma mõtlesin, ma jalutan natuke linna peal ja vaatan, äkki ma leian mingisuguse poekese, mis on lahti, kus on mingisuguseid lühikesi pükse või mingit seelikut. Ja siin muidugi see meditsiiniline abi on mega kallis. Meie arstivisiit oli juba $280 ja siis kõigest gripi ja covidi mingisugune test, mis tehakse, mis meil apteegis maksab mingi 5–10 eurot. Siin me vaatasime apteegis, et see oli $12 ja see maksis $350 arsti juures. Nii et kindlasti tuleb ravikindlustus kasuks. Õnneks meil on kõik reisikindlustused asjad olemas, nii et pärast saab need rahad kindlasti tagasi. Aga jah, alguses pidi ise need muidugi kinni maksma. Ja ma ei kujuta ette, mis veel mingisugused vereanalüüsid oleks või jumal teab mis. Aga jah, $660 hiljem siis saime minna ostma käsimüügiravimeid, mida meile soovitati kohalikust drugstore'ist. Teine asi veel, mis siin on hästi populaarne sõita ringi autoga niimoodi, et tümm on mega põhjas. See auto siin praegu isegi ei ole nii kõvasti, aga muidu on nii kõvasti, et ma ei tea, kuidas need inimesed üldse kõrvakuulmist ära ei kaota. Neil on mingi ekstra subwooferid või mingid asjad taga ja see on lihtsalt nii meeletult kõva, et endal hakkab juba tänaval kõrvad valutama. Mida see juht seal auto seal tunneb, ma ei saa aru. See on hästi huvitav ja öösiti ka siin hullud paarutavad ringi. Vaata, kui äge auto see sealt tuleb. Siin on igasuguseid ägedaid sõiduvahendeid, aga ja öösiti ka nad paarutavad siin ringi ja politsei kogu aeg sireenidega laseb ringi, vahet ei ole, mis kell on. Ja öösiti on hästi populaarne ka mootorratturitel siin väga kõvasti ringi paarutada. Kuigi me oleme 26. korrusel, siis meile kostub mega hästi see. Ja siis hästi huvitav on see ka, et mitmetes kohvikutes või restoranides seistakse meeletutes järjekordades. Ma ei saa aru, kas tegemist on mingisuguste ülipopulaarsete kohtadega, et inimesed viitsivad seista, aga no see järjekord siin on küll, ma ei tea, mingi 30 meetrit pikku, mitte pikem. Ma ei tea, mis selles kohvikus head on, kas peab ka minema vaatama teine päev, aga ma ei viitsi kuskil järjekorras küll seista. Aga ma tulin nüüd siia mingisugusesse kaubamajja. Tundub, et siin on ka ikkagi kõik asjad kinni. Pigem riidepoed on kinni ja lahti ongi mingid kohvikud ja restoranid ja toidupoed, nagu mingi ABC Stores. ABC-s ei ole pükse. Seal on mingid särgid ja mingist ebamugavast materjalist bluusid. Aloha, Merry Christmas. Thank you, you too. This is made in Hawaii. I give you something better and I give you chocolate. Kohalikud on siin hästi sõbralikud, kõik räägivad alati juttu. Igal juhul mulle anti praegu mingisugune kreem, mis on kohalik Hawaii kreem, nii et katsetame järgi. Äkki mulle meeldib see. Võime vaadata ka ABC Store'i, aga ma ei usu, et seal midagi on. Nii ma näitan. Siin on igasuguseid bluusesid ja siis on igasuguseid selliseid. Siin on väga ägedad teesärgid, äkki peakski mingid teesärke ostma. Ma tahtsin koju mingisuguseid mõnusaid leposärke ja miks mitte siis võtta mingi Hawaii mälestustega särk. Ma arvan, et ma võtan ühe sellise musta, ees on siukene pisikene ja taga suurem pilt, selline mõnus, ilus päikseloojang ja siis ma võtan ühe valge ka. Nii mõnus kodus kanda selliseid lehvasid särke. Selline, kas need on samasugused või? Kas ma võtsin täpselt ühe pildiga või? Võib-olla tõesti. On vist jah samad. Ma ei tea, kas peaks midagi teistsugust võtma või? Aga mulle meeldivad need. Võtame need äkki. Ja siin on hästi populaarsed sellised nii-öelda võileivad. See on ülimaitsev. See mulle hullult maitses. Ja need olid ka ülimaitsed. Me üks päev sõime neid. Ja siis ma leidsin siit tagant need. Üks kukkus. Need on ka mingid megapopid. Ma mingisuguseid üks päev proovisin, aga proovin siit ABC Store'ist võtan ka äkki 2 tükki neid. Need on mingid suuremad. Me proovisime neid
Nende puhul see siin peal oli maitsev. Riisi oli liiga palju ja tundus rohkem nagu maitsetu, ehk siis seda ma rohkem ei taha, aga ma arvangi, et ma võtan need 2 ka. Proovime need ka ära, sest need on minu meelest õigemad, need, mida ma olen näinud, et kiidetakse. Ma päevitasin natukene ja tegin suurt uurimustööd, et millised ravimid või mis nipid aitaksid Siimul äkki paremini ja kiiremini terveks saada. Mu terve TikToki For You page on täis seda nii-öelda mingit superflu asja. Mitte ainult Ameerikas, vaid ka UK-s on väga laialt praegu levimas mingisugune viirus, kus siis sul ongi kurk hästi valus, palavik ja blablabla. See on väga rets, see niidab su täiesti jalust. Ma üritan leida mingit leevendust talle. Ma leidsin mingisuguse postituse, kus üks naine oli välja toonud käsimüügiravimid, mis teda aitasid. Ja siis ma leidsin ühe hästi hea postituse, kuidas ise teha mingisugust nii-öelda möksi, kuhu sa paned sisse siis ingveri, küüslauku, turmeric, ma ei tea, kuidas sa eesti keeles seda ütled, kajanipipart, mett, mustapipart ja siis see peaks siin nagu leevendama ja tegema head. Lähme siis kõigepealt drugstore'i, võtame mingid rohud, kui ma leian need siit ülesse, sest et siin on kõik rohud ju hoopis teistsugused kui Eestis, aga ma loodan, et ma selle postituse pealt saan maha koppida need head rohud, mis sobivad ja siis ma pean vist üle tee jooksema ruttu üle tee. Ja siis peale seda läheme Targetisse, sest Targetist saab igasuguseid puuvilju. Girl on a mission. Let's go! Kõigepealt jääb mulle tee peale Target, aga mulle tundub, et see on täna kinni. See ongi kinni. Okei. Siin on veel selline koht nagu Duke's Lane Market. Lähme vaatame, kas siit me leiame puuvilju. Okei, siin on ka pigem selline valik, et ingverit ja sidrunit ja selliseid asju, mida mul vaja on, ei ole. No, kõike muud. Ma ei teagi, mitu korda ma juba viimaste paari päeva jooksul siin drugstore'is käinud olen. Me vaatame, kas me saame siit need vajalikud rohud. Ja siis peab nuputama, kas kuskilt saab veel neid puuvilja. Täiesti hämmastav. Ma ei tea, tavalist sidrunit ja ingverit on sul raske leida kuskilt. Nii, leidsin, see Nyquil pidi hea olema. Siis mingisugune mükineks ja siis üks pakk Advilit ja Chlorassept. Ja pehmeid salvakaid, Kleenex, The Best. Nagu, oh my god, kui palju maksab vetsupaber, 4 rulli Ameerikas. Ja väike meepurgike ka. Enam-vähem saime vajalikud asjad, ikkagi ingverit ei saa, aga meil on vähemalt sidrun, mesi, nii et sellest saab hea asja teha ja teed saab teha, nii et lähme maksma. Ja armast, mulle tuldi appi.